tänase kirjanduskonverentsi kokku sellega, mis aitab meil kirjanduse pidunädalat võib-olla paremini enda jaoks lahti mõtestada. Sest nii nagu iga konverentsi, iga koolitusega, iga korraga, kus me kuulame teisi, siis ega see, mis selle kogemuse väärtuslikuks teeb, see sõltub suurel määral ikkagi sellest, kuidas me enda jaoks selle kõik lahti mõtestame, nii nagu raamatute lugemisega. Ja nii nagu teie siin saalis olijatena või kes te vaatate seda otse või vaatate järele, sõltuvalt sellest, kas te tulite siis avatud meeltega või tulite midagi kindlat otsima, siis see, mis siit teiega kaasa läheb, ei sõltu mitte niivõrd sellest, mida rääkisid Päiv, Siiri, Piret, Marin ja Rein või mida rääkisin mina, vaid sellest, mida te ise selle kõigega kaasa teete. Tänase kirjanduskonverentsi pealkiri on Kes loeb, see kestab ja need ettekanded täna vaatlesid seda väga erinevate nurkade alt. Ja ma esimese küsimusena küsingi nendelt, kes siin meil on, ehk siis Marin, Piret, Siiri ja Päiv. Mis on see mõte nendest teistest aruteludest, mis teile tänases päevas kõlama jäi? Marin. Mulle jäi kõlama see kõikidest ettekannetest ja eriti, kas on kuulda? Ja eriti Pireti ettekannetest sellest, kuidas Nõukogude võim pidas raamatuid nii oluliseks, et ta alustas raamatu massilist hävitamist. Ja me ilmselt ei kujuta seda ette, mis see tähendas. Ja kui oluline on olnud raamat ajaloos, et minu enda ettekandes samuti, et Jules Bertram uskus, et anname lahvale eepos ehk raamatud ja ajalugu on võidetud, anname talle tagasi tema ajaloo. Ja kui vähe oli raamatuid Siiri ettekandest, kui vähe oli raamatuid Tammsaare vanemate kodus ja missugune tähtsus oli ühel ainsal raamatul. Et tänapäeval, kui kõik kirjutavad, et kui Rein Veidemann rääkis, kuidas missugune tähtsus on kirjutamisele, lugemisele, kuidas raamat loeb tegelikult meid. Raamat loeb lugejat, eks ole, et lugeja paneb sinna sisse kõik selle, mida ta on kogenud ja mida ta tunneb, et kõik on sellega nõus kindlasti, aga kui nüüd sellest suurest pildist mõelda sellele, et meil antakse aastas välja, nagu Rein ütles, 3000 raamatut, 3000 uut raamatut, kui siin 10 aasta jooksul anti välja 200 raamatust ja üksikuid tõlketeoseid 50-ndatel, aga praegu kõik kirjutavad. Minu jaoks ma lähen koju selle küsimusega, et kui palju on lugejaid, kui palju on kirjutajaid praegu, ja kui suur roll on just raamatute lugemisel, aga praeguses Eestis ja maailmas vist üldse, et on vist kirjutajaid rohkem kui lugejaid. Võt just see vahekord. Jah, ma nüüd jätkaksin siit, et see ei ole väga originaalne. Eduard Vilde ju kirjutas kunagi, et kuidas see oli, et 94% eestlastest on kirjaoskajad ja 90% neist on kirjanikud. Võib-olla ma natuke eksin protsentidega, mõte oli umbes selline. Ja see oligi see, mis oli ka 20. aastatel, et tekkis selline kirjanduse avaldamise buum. Ja praegu, kus nii palju räägitakse sellest, et trükiraamat kaob ära, digiraamat, kõik on elektrooniline, millegipärast kõik tahavad ikkagi iseennast avaldada nimelt trükiraamatuna, sest see trükiraamat on see, mis jääb alles. See oligi see, mis tänast päeva minu meelest kandis, et me rääkisime päris raamatust. Ja mul oli nii hea meel, et siin oli nii palju noori inimesi, kes, küllap neil oli koolitund, aga kindlasti vähemalt üks osa neist olid ikkagi raamatu inimesed. Päris suur osa oli neid, et
kes tõstsid ju kätt, et kellele meeldis lugeda, et neid Ja- oli päris märkimisväärne ma hulk. ei tea, võib-olla ma eksin, aga mul on selline tunne, et raamat tuleb tagasi, et see virtuaalne maailm on noored ära väsitanud. Et nüüd nad ihkavad jälle päris asja, päris raamatut. Ma loodan, et ma ei eksi. ma võin täiendada, et Kreutzwald lõi hästi palju sõnu ja nagu ma täna kuulsin konverentsil, et üks sõna oli arusammas, aga et praegu on tehisaru ajastul, et on just, et raamat tuleb tagasi, ma olen täiesti nõus, sellepärast, et kui me oleme kuskil selles elektroonilises meedias, me iial ei tea enam, kas seda, mida me loeme, on kirjutanud tehisaru või inimene. Jah, raamat on kindel, turvaline asi. Mis on trükitud, see on trükitud, seda tagantjärgi enam ei muuda. Võib maha kriipsutada. Aga, Siiri, mis sulle tänasest päevast kõlama jäi? No võib-olla see, et see raamat oli ikkagi, ka varemal ajal oli väga oluline, et kogu pere töötas selle raamatu koos läbi, et praegu, kui neid raamatuid nii palju on, võib-olla keegi ostab ühe ja teise ja kolmanda, aga varemal ajal kogu pere siis ju koos selle ühe raamatu luges läbi või ajalehe ja andis selle ka veel naabritele lugeda, ja siin Päivi ettekandest see väga huvitav, et kuidas rahvalaul jäi nagu väga hästi meelde või see rütm kiirendas seda meeldejätmist, et see on väga huvitav teadmine. Ja Päiv? Kes loeb, see kestab. Kestab ka muidugi on ju, aga see saab omale kestab ehk kestab. Ma olen paratamatult keeleinimene, ma jälgin asju kõigepealt niimoodi, mismoodi ma saan selle endale ja teistele ümber sõrme keerata. Ja tõesti, kes loeb, see kestab. Ja lugemist, kuhu ta tekkis, seal teda hakati väärtustama. Meenub ajalooõpetaja, kes kunagi ütles, et see Rootsi aja lõpus tekkinud väikene õpetajate kildkond viis meil 19. sajandi keskpaigaks lugemisoskuse lihtrahva seas palju kõrgemale, kui ta oli mujal Ida-Euroopas. Et seda on oluline meenutada ja raamatute tänapäevane umbes meile olulisus, me ei tohi teda võtta kunagi iseenesestmõistetavalt. 100 aastat tagasi ei olnud igas Eesti kodus WC-dki. Ega polnud ka kombeks peaaegu iga päev pesemas käia. Aga nüüd on meil kõigil küsimus, et ühte riiulisse enam ei mahu raamatud ära, kas me paneme teise juurde, ja see ei ole küsimus, me paneme teise juurde. Et see raamatuid oli vähe tegelikult. Ja Päiv juhatas kenasti sisse selle teise küsimuse, ehk et kes loeb, see kestab. Veel kord üks asi, mõtestage see kindlasti enda jaoks lahti. Minu jaoks sai veelgi sügavamalt kinnituse see, kui oluline on lugemine meie enda vaimse vastupidavuse kontekstis. Kuidas lugemine annab meile selgust, annab lisaks teadmistele ka taipamisi ja kui on keerulised ajad, on see siis suuremal või väiksemal tasandil, siis see lugemine kui meelelahutuse vorm, kui enda teadmiste täiendamise vorm ongi see, mis seda vaimset vastupidavust teinekord ka aastakümnete viisi aitab rahvana ja ka inimesena üle elada. Mis teie jaoks see lause tähendab ja millise sisu võib-olla see lause tänase päeva kontekstis sai? No minul hakkas see, kes loeb, see kestab, hakkas kohe mängima suure Eesti raamatu aasta, Eesti raamatu 500. sünnipäeva juhtlausega, mis on pärit Hando Runneli luuletusest Rahvas algab raamatust. Ja nii see on ja seda ka konverents sellest kõneles, kui tähtis on raamat olnud. Ma praegu annaks teatepulga üle Piretile.
jah, mingi aeg, ma arvan, see oli Malle Salupere, kes käis välja sellise lause, et eestlased on raamaturahvas ja see tundub ühtepidi täiesti absurdne, mis mõttes raamaturahvas, me õppisime lugema. No parimal juhul 18. sajandil, 19. sajandil ehk kindlalt juba. Aga teistpidi meid tõepoolest ilma selle raamatuta ei oleks, sest kui me oleksime läinud Vene impeeriumi koosseisu ilma kirjasõnata, ilma kirjakeeleta, siis me oleksime ammu olnud umbes nagu isurid ja vadjalased, venestunud täiesti, või meid ei oleks riigina, rahvana, nii et selles mõttes see kestmise lugu on ka läbi meie ajaloo, väga oluline roll on raamatul. Ja teistpidi ma isegi ei oska öelda, mida on raamat minule tähendanud. No kõike, ma olengi see, mis ma olen lugenud. See on ju määranud minu elus kõike. Ma arvan seda, et kui meil muuseumis käib väga palju inimesi, kes räägivad, et nad on kooli ajal tõdeõigust lugenud ja nagu Tammsaare loomingut lugenud, aga nad loevad uuesti ja näevad väga palju uusi asju tegelikult ja uusi mõtteid selles raamatus, aga inimesed nagu ise oma elu elavad, et siis nad alles saavad aru paljudest asjadest, et kui sa nagu uuesti seda loed ja siis paljusid asju tulebki üle lugeda, et siis saada uut elamust ja seda vana meenutada. Päiv, sa põgusalt mainisid seda, et see kestab, on ka kest sinu jaoks. Jah, kui 3. vältesse panna, siis tõesti kestab, on ju, et siis saab kesta. Aga minu jaoks täiesti kõik on keeleline mänguasi. Ma võtan selle tõesti täpselt, võtan selle veel rohkem lahti, kes loeb, see kestab. Ühesõnaga, et sellist Eestit, sellist meie maad, kus mingisuguse inimese kohta on öeldud, et tema ei kuulu, tema ei loe. Sellist ei ole kunagi olnud, sellist Eestit ei ole, sellist ei tule ka mitte kunagi, kus mingisuguseid inimesi saab öelda, et nemad ei ole päris või et nad ei sobi siia meile. Ja kui nad loevad, kui me juba teame, et nemad ka loevad meie osaks ja meiega koos, siis nad kestavad ja kestavad koos meiega. Sellepärast ongi vaja kõik lugema saada, et me kõik saaksime aru, et me loeme ja raamatu ümber siis kokku tulla. Suurepärane mõte. Kas saalis olijatel on oma tähelepanekuid, mõtteid, taipamisi jagada või ehk lavale olijatele küsimusi? Andke käega märk. Jaa, ma toon. Jaa. Lugupeetud head sõbrad, ma nimetan teid sõpradeks, sest mina olen muusik, muide sel aastal saab 60 aastat täis esimesest kontserdist Estonia kontsertsaalis ja sellepärast me kõik muusikud oleme sõbrad ja ma arvan kirjanikud, keeleteadlased ja veel kord mulle tänulik tänaste ettekannete eest. Ja mina pole aastaid käinud ühelgi sellisel konverentsil, aga mind just puudutas see, et see oli Eesti kirjanduse pidunädal. Ja mina olen Roos Nalliku poiss, üle Soode rabade on Vargamäele 10 kilomeetrit ja Vargamäel ma hakkasin käima 4. klassis. Et see oli niisugune teema, mis mind väga huvitas. Ja ma juba jõudsin muidugi härra Veidemannile öelda oma põhiasjad ja te kuulsite ka, et üks on kirjanikud, kes kirjutavad kõik, aga need, kes vahendavad ja viivad selle rahva hulka, kuna minu õde on seda tööd ka teinud, juba ta on juba üle 70, see mind väga puudutab, sest mina olin Roos Nalliku raamatukogus, olin arvel juba aastast 1956. Kes see nii vana inimene siin on? Ja, niimoodi. Et see oli üks põhiline koht, armas paik sinna minna, ise valida raamatuid, raamatukogu juhataja siin täites. Ja kui tänase päeva kohta öelda, siis tõesti, et kõik ettekanded on suurepärased ja väga erinevad külje alt. Aga nüüd mul üks küsimus jääb ikkagi, et kes otsustab selle, need tohutud tiraasid ja kui neid kõiki kirjutatakse, kuidas teha selgeks, et kas ta on ka väärtus, ütleme niimoodi. Muusikas on ka sama ju, et millal ta selle kunstini jõuab, eks
eks ole, võib igasugused 2-3 akordi kirja panna ja ütled, pole häda midagi juba, eks ole, kõik laulavad. Aga tegelikult, kas tal mingit väärtust on ka kunagi hiljem. Ja ma arvan, et raamatutega on ka, et kes neid valivad ja kes seal öeldakse, et kuidas seda, et see peaks olema natukene, ma saan aru, et kohe tuleb see tsensuuri küsimus ja demokraatia, siis on kõik põhi on läinud, eks ole, me ei saa üldse midagi teha, aga tuleb ka sellist. Mul oli üks intervjuu hiljaaegu, noormees Priit Pihus küsis minu käest, et tema ütles, et kuidas muusikutel on, et kas see, ma ütlesin, et ma teatrisse ei tule sellepärast, et ma ei salli ropendamist, eks ole. Aga siis mõnikord ikka peab. Ma ütlesin, et kui ma tulen ja midagi taolist juhtub, siis ma tõusen püsti ja ütlen kõigile, et minge saalist ära. No ma olen improviseerija, saate aru, et ma natuke oma teemadega õljun siin ja seal, aga ma arvan, et see on üks põhiküsimus praegu, et see väärtkirjandus, eks ole, et inimesed nad leiaksid tee just selleni ja loomulikult noored. Ma arvan, et näiteks härra Veidemanni loeng võib-olla isegi noortele oli natuke keeruline, eks ole, sellest kõigest aru saada, aga Rein väga hästi ka selgitas. Ja loomulikult mina olen teinud koolides üle 200 kontserti Olav Ehalaga, et ta ongi õigem, ega lapsed meie juurde enam tavaliselt ei tule, eks ole, eriti kui veel teaduskonverentsid, aga et me läheme nende juurde, oleme kohal, teeme selle tunni ja koolid peaksid aru saama ja selgeks tegema, kes on tõelised geeniused. Neid on liiga palju, kes ise endale kleebivad külge ja kõik. Aga veel kord teile kõigile edu ja jõudu ja ootan uusi kohtumisi ja kutsuge mind ka. Mul on üks, ma oskan sing-sale-brood ka väga hästi mängida. Nii. Aitäh. Ma lisan siia juurde mõtte, et kuidas need inimesed jõuavad väärtkirjanduseni, ongi see, et läbi lihtsamate asjade. Ja selleks ongi vaja ka ajaviitekirjandust, nii-öelda meelelahutust, sest siis tekib huvi žanri ja selle kunsti ja selle kirjanduse vastu, kui laiemalt ütlen mina teismelise emana. Et sellisel moel see tekib, et kui on ainult kõik on ühte liiki asjad, siis võibki olla see, et ta ei ole valmis seda vastu võtma. Ja on üks lause, mida mulle meeldib jagada, et mõelge oma lemmiklooma peale. Kui te lähete loomaaeda, siis mis on see loom või lind või elukas, keda te tahate alati näha? Kõik mõtlesid kellegi peale. Ma olen üsna kindel, et need on väga erinevad. Aga kui ütlegi nüüd loomaaeda, kus on ainult teie lemmikelusolend. Ehk et iga loomaaia rikkus on liikide rohkus. Ja sellepärast ongi hea, kui meil on väga palju erinevat kirjandust, meil on väga palju erinevat muusikat, meil on väga palju erinevat kunsti, siis see, mis ühele on arusaadav ja tõeline kunst ja tõeliselt väärtuslik, kui see inimene sellest aru ei saa, siis tema jaoks ka väärtust ei oma. Ja seepärast ma julgustangi, et mõtestage enda jaoks see lahti, mis on see teie jaoks see kõige suurem väärtus. Ja Lembiti mainisite Roosna-Allikut kui allikaid, et üks mõte, mis kõlas siin päeva alguses. Järvamaa on ju teada-tuntud allikate piirkond. Ja härra Rein Veidemann tõi välja, kuidas väga palju kirjanduslikke suurkujusid ja kogu see kirjanduslike valla poolt ja Rõuge valla 12 väiksest raamatukogust on järgi jäänud lugemispunktid, mis on paar korda nädalas lahti. Et kõik see, mis on nagu see maasool, mis on raamatukogudes olnud, alustades sellest, et sa lähed juttu ajada, raamatukogu hoidja ja ingel sulle räägib raamatutest ja nii edasi. Et hoidkem väikseid raamatukogusid, suuri ka muidugi. Kui raamatukogusid on vaja, siis nad tekivad ise ja tekivad jälle. Mina olen küll kuulnud juba sellist ja seal, kus ma suvitan, me plaanime ise ka seda, et teha lihtsalt selline, nagu olid 19. sajandil lugemisseltsid, et inimesed toovad ise kokku raamatud, mida nad võib-olla enam ei loe ja siis saavad teised neid lugeda ja kui ikkagi inimestel on vajadus lugeda, siis see raamatukogu ei saa ära kaduda päriselt. Ta võib kaotada oma riikliku rahastuse, see on teine asi. Aga raamatukogu ei saa ära kaduda.
sest et raamatukogu on ju see institutsioon, mis koondab seda teadmist, mida mingisugusel ühiskonna osal on vaja, hädasti vaja, sest see on mälu. Ma veel lisaksin sinna juurde, et Šotimaal, seal kus ma elan, siis ega seal igas väikeses külas ei ole oma raamatukogu, eks ju, et samad probleemid, haridus ja kultuur on esimesena, mis nii-öelda pihta kipuvad saama. Aga mis seal on teinud, on väikesed kogukonnad, siis kus on nii-öelda need kogukonnakeskused ja isegi alati ei ole kogukonnakeskused, vaid on need punased telefoniputkad on teile kõik tuttavad, eks ju. Seal on siis nii-öelda raamatukogud. Ehk et ongi inimesed toonud ja sealt saad sa võtta ja siis viid sinna tagasi, et sellised nagu isetekkelised raamatukogud. Ja. Mul tuli selline huvitav mõte sellega, et kui raamatukogud hakkavad justkui ära kaduma ja kas siis e-raamat või päris raamat, siis see on võib-olla minu naiivne ennustus, aga ma arvan, et mingil hetkel muutub lahedaks olla mitte ekraani taga. Et ütleme, et kui mingil hetkel oli see, et igal ühel pidi olema see sotsiaalmeedia konto, kui ta tahtis keegi olla, siis võib-olla mingil hetkel, näiteks see, kes siin ringi jalutab, võib-olla tema ajal juba ei ole isegi äge omada oma piltidega ja sellega nende raamatukogude ja nende kadumisega tekib ühel hetkel see, võib-olla minu naiivne ennustus, aga see muutub eriliseks. Inimesed tahavad olla erilised. Kui istub tüdruk kohvikus ja tema ees on siis see e-luger, siis keegi ei pane teda tähele. Aga kui istub tüdruk kohvikus, kellel on paberist raamat, siis paratamatult ta tõmbab tähelepanu ja me võime kõik öelda, et me ei taha tähelepanu, aga inimesed armastavad seda, inimesed tahavad olla erilised ja see kõlab võib-olla kurvalt, et selle jaoks, et me õpiksime hindama raamatut ja kirjandust, kui see ühel hetkel võib-olla natukene läheb madalpunkti, siis mingil hetkel inimesed saavad sellest aru, kui eriline ja kui vajalik ja kui tähtis see on, sest see muutub lahedaks. Ma kõikan üle saadik, kas tõesti riigi isad on siis nii palju, ei ole nendel mõistust peas, see on nii tühine raha inimesed. See, mis teenivad raamatukogu juhataja, eks ole, ja ta ise kolistab ja hoiab seal, et oleks soe sees ja kõik. Ja ma veel kordan, see on üks mugav koht näiteks Ulusnaidikul. See on praegu praktiliselt peale kooli ei ole enam mitte midagi. Aga ta tuleb sinna, ta vaatab ajalehte veel, istub, läheb siis puhkab jalga, läheb koju. Et see on ju tegelikult niivõrd elementaarne, et miks me peame sellest nii palju rääkima ja see on, ma veel kordan, tühine raha. Ja sama on see 1 miljon, mis meie lastelt jälle ära võetakse ja tõukame nad kuskile tänavale, eks ole, seal. Ja Paides ma üldse räägin, ma ütlen, et see asja. Väärika Raekoja kõrvale kehti jälle linnapool. Ja teestlased, ma kutsun teid kõiki võitlema selle lolluse vastu. Ja ei saa kultuuri mingi viina ja sigareti müügi peale üles ehitada. Vabandust. Aga see mind niivõrd häirib juba. Ja see on niivõrd läbinähtav. Ja tegelikult säilitabki meie keelt, kultuuri ja rahvust. Vaid see veidi mõnele ka seda. Sest ta on tegelikult raskes olukorras, nagu te teete. Selle kava pärast. Mõned inimesed, me ei räägi mõnikord asjast üldse, eks ole. Aga see ju peale kirjandus on muusika, eks ole, siis on see lollakad filmid, mis tehakse praegu siin tehti jälle mingisugused tobedused, mis kädva näidatakse vanadele inimestele. Maimik tolgiga tõid jälle oma mingisugused tööle siin, eks ole. Ja kui ma eile lähen koju õhtul, hakkan vaatama neid vanu Eesti filme, mis on 10 aastat tegasi. Need on ju idiootsus, eks ole. Sa räägid, et teete ise vist ja alati mingi tuge saab juba natuke südame ja mõistuse juurde, eks ole. Kulge, saad ise aru, kus koha. Meil on saalis noorimised, kas raamat paberkujul on veel populaarne või on ainult digitaalselt varem? On populaarne? Okei, seda on jääda. Laula tagasi ja ma tahtsin öelda sellele sümpaatsele neiule,
ole, et see hetk on tegelikult juba käes. Mul on muide 13 lapselast ja ma näen väga hästi, mida nemad loevad ja kuidas nemad loevad. Need, kes õpivad välismaal, neile tuleb saata eestikeelset raamatupostiga järgi. Nad ikkagi tunnevad puudust raamatust, päris raamatust. Nad on väsimusest virtuaalsest maailmast. Need, kes loevad, aga vot nüüd armastatakse, vahepeal räägiti väga seda, et noored ei loe enam, aga tegelikult on alati olnud selliseid noori, kes ei loe. Ja need, kes loevad, need on nüüd vähem. See ei ole praeguse aja asi. Nad loevad natukene teistsuseid asju ka ja nii-öelda see, kuidas nad jõuavad selle väärkirjanduseni, see on väga teistmoodi, aga nad loevad. Kasvar. Jah. Ma kõigepealt teen isikese sellise võike taaskord Ungari kultuuri juurde, kuna on sellega viimasele palju tegelenud. Ja seal on üks 2030-ndate selline omapärane seiklused tegeliktanud autor. Ja tema kohta ühes saates küsiti, et kuidas on sattunud nii, et omal ajal sellist ei öeldud päris rämpskirjandust, aga ikkagi väga populaarne lihtsalt kirjandust kirjutanud inimene on tänapäeval kuidagi jõudnud eliidi sekka. Vastus oli väga jõudnud lihtne, sest mingil hetkel on lugemine muutunud väga elitaarseks. Mul on hea meel selle üle, et Eestis lugemine isegi nii elitaarne ei ole. Lugemine on auasi ja ta on tore, aga see ei tee sellist bossi, kui sa loed, see ei kohusta sind veel kohe kusagilt alla tulema ja võõriks, kes on jõukas ja jõukas või toopal üle ja seda lõpuks ikka alla tulema. Ja nüüd teiseks, sügavkirjandus on nagu kelder, hea kirjandus on nagu kelder. Kui sinna üritada kohe sisse minna, sagedasti kutakse sinna pea ees ja saadakse tagasi. Keldrisse minnakse alati trepist. Palun pidage seda meeles. Nii näiteks toon oma lugemisest viimasel hetkel näite. Robotika 3 seadust. Ükski robot ei tohi taluda ega tegevusetult pealt vaadata, kui inimene kahju kannatab. Ükski robot ei tohi eirata inimese käsku, juhul kui see ei riku esimest seadust. Iga robot peab vaatama omaenda heaolu järele, juhul kui see ei riku esimest või teist seadust. Seal samas raamatus, kust need välja tulid, ühes kohas see nii-öelda robotipsühholoog ütles, aga need on tegelikult ka head, nii-öelda hea inimese tunnusmärgid. Kui sa neid jälgid, siis sa oled väga hea inimene. Ja ma võiks öelda, mulle tekkis just see mõte, et see on see trepp, et nüüd ma tahan lugeda juba sellest, kuidas keegi on kirjutanud, mismoodi olla selline inimene, kes ei vaata pealt ega kannata, kuidas teine inimene kahju kannatab, kes hoolitseb enda ja teiste heaolu eest. Ja niimoodi ma olen võib-olla treppipidi jõudnud sinna keldrisse. Jah, et ma mõtlesin selle lugemise üle vahepeal, et jah, ma olen täitsa nõus sellega, et see aeg on juba käes ja loetakse raamatud jälle, kui näiteks käia kuskil, tuleb pilt ette New Yorgist, keskpargist, kuidas inimesed käisid raamatud käes, lugesid käigu pealt ja täitsa tavaline pilt. Aga ma mõtlesin selle üle, et ei ole ükskõik mida lugeda. Et on suured romaanid meil, nagu Vilde suured romaanid või Tammsaaregi, mis on väga pikad, me ütleme pikk suur narratiiv, eks ole. Ja võib-olla on natukene need lugemisoskused või harjumused või võime muutunud, et võib-olla nii pikka lugu on raske juba lugeda, sest ollakse harjunud lühemate tekstidega. Et võib-olla seda tuleb uuesti õppida või kuidagi uuesti. Ma ei arva, et see on ainult lugemine, sest meil on ju olemas ka audioraamatud ja on ju neid inimesi, kes ei saa üldse lugeda pikka teksti, lihtsalt ei saa lugeda.
ja et noh, et kui näiteks loetakse ette, et on ju ka audioraamatud tänapäeval ja on ju tehnoloogia juba selline, et ka teksti loetakse ette täna audioraamatud, aga rahvusraamatuks minu meelest on ju see kõnerobotid, mis ka loevad ette juba raamatuid oma robotliku häälega, aga ikkagi. Et võib-olla just see, et noh, et mida lugeda, kas luuletusi, lühijutte või siis pikka romaani, et noh, et siin on nagu kindlasti midagi muutunud, ma arvan. Ma saan igapäevase kasutajana kohe parandada, kõnerobotiga luulet lugeda ei saa. Aga tekste ja lühijutte saab küll. Ise loen, ise kasutan, sellepärast tean. Ma arvan, et on paslik otsad kokku tõmmata, minna sellesse ilusasse talvisesse pärastlõunasse, võib-olla teha üks keskmisest pikem jalutuskäik, sest kui me liigume, siis meie mõistus, meie keha hakkab teistpidi tööle ja selle jalutuskäigu ajal mõtestada enda jaoks lahti, mida tähendab seesama lause, kes loeb, see kestab, ja mõelda ka selle üle, et kuidas mina, kuidas teie raamatuid loete, mida te sealt otsite või loete sealt avatud meelega ja ka võib-olla mõelda, et mis on see raamat, mille võiks uuesti üle lugeda. Aitäh, Marin, Piret, Siiri, Päiv, aitäh kõigile, kes olid saalis, kes vaatasid otse Vargamäe muuseumi YouTube'i kanalil ja kes vaatavad järele. Ilusat õhtut ja ilusat Eesti raamatu aastat ja Eesti kirjanduse pidunädalat!